Oh, tšau! Sa ei kujuta ette, millega ma praegu sõidan. Masinaga, mis maksab rohkem kui Rolls-Royce ja sohver on roolis. Ja ma ei pea isegi ust avama. Ja istmed on nii mugavad ja mõnus kohvijauk on mul praegu näpus. Ja kui tahan, siis sirutan jalad välja ja loen raamatut või teen tööasju. Või vaatan filme, täpselt nagu kinos. Lux Expressiga on mitu korda mugavam sõita kui oma autoga. Ikkagi Eesti kvaliteetseim sõidujagamisteenus. Osta bussipilet luxexpress.eu. Ja muide, Lux Expressiga saad iga pool ja täistund Tallinnasse ja Tartusse. Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikust 27. augusti või siis hommiku hilist vööndit kuulamast, sest eetris on digitund, räägime tehnoloogia uudistest. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, minu kaassaatejuht on Henrik Roonemaa. Ja millest me täna räägime? Me räägime sellest, et me oleme paar nädalat kasutanud kõige uuemat nutitelefoni Eesti turul, Samsung Galaxy Note 9. Ja ütleme siis 2 lauset selle kohta, mida see paar nädalat kasutust on meile jätnud muljaks. Kui seni on Eesti inimesed võib-olla harjunud olnud sellega, et kodust internetti pakuvad Elisa, Telia, mõnel pool STV ja võib-olla mõnel pool keegi väga lokaalselt veel, siis nüüdsest on Eestil uus internetiteenuse pakkuja, kes tegi oma võrgu lahti. Virtuaalne võitlus sõnavabaduse eest ja valeinfo vastu käib edasi. Räägime, mis on Facebooki viimased sammud, millega siis on see nädal firma välja tulnud. Ning Eesti suur sanitaarkaupade kett FEB oli praktiliselt terve eelmise nädala kinni, põhjuseks küberlunavara rünnak. Ja natukene räägime sellest. Üks suuremaid selliseid sündmusi üle tükki aja Eestis. Ja saate teises pooles on meil oodatud stuudiosse külalisi ja me räägime Eesti IT eduloost, millest on möödas 10 aastat. 15 aastat, pluss 5. Aga kes see on, mis see on, kui te ära ei arva, siis kuulake meid ja poole tunni pärast räägime sellest. Digitund. Hakkame saatega peale ja meil on esimeseks teemaks välja pakkuda ühe telefoni arvustus, mille ostjaid Eestis ilmselt väga palju ei ole, mida siiski suhteliselt kõvasti turundati ja ma arvan, et mille ostjad on väga kindlad selles, miks nad just seda ostavad ja tahavad osta just täpselt seda ja mitte midagi muud. Ehk siis telefon 1%, nagu Hans oma arvustuse on pealkirjastanud ja selleks telefoniks on Samsung Note 9, mis on tõesti maandunud nüüd turule ja mõneti sellises veidras olukorras või tal on selline veider väärtuspakkumine, et ma olen kallim kui teised, ka Samsungi telefonid ja suht kõik ja nii ongi. Räägime siis sellest lähemalt, et Samsungi telefoni valik selle ülemises otsas või selle kallimas otsas on väga korralik. S9 Plus on siis uued nii-öelda suhteliselt uued, kunas nad tulid kevadel, eks ole. Ja nüüd siis on see Note 9 sinna maandunud ja nende kõrval tegelikult on ju veel ka müügil S8 ja S8 Plus, mille hind on kukkunud, S8 vist on 500 euro juurde enam kukkunud. Et valikut on väga erinevas hinnaklassis. Ja sina said siis selle väga raske ülesande Samsung Note 9 kohta öelda, nagu meil Geeniuses see hinnangusüsteem on testil, et kas jah või ei. Ja sa oled pannud siia punase ei. Et Geeniuse toimetuse soovitus on seda telefoni mitte osta. Mina ei teinud seda eid punaseks, minu arust talle siuke nagu rančikas või läheneb nagu siuksele hallile. Selline pigem nagu jaamoodi ei või? Sest ma juba olen välja vihastanud inimesed, kes kasutavad seda pulgaga telefoni, varasemaid mudelid, et mis viga on, mis mõttes ei, et kuidas sa julged öelda, et kui on... Mille poolest ta siis halb on? Mille poolest halb on? Ja ma arvan, see veider ongi see, et tegelikult see Note 9, mina ei ole teda kasutanud, aga nii palju, kui ma olen lugenud ja ma ka Samsungist nagu usun seda, et tegemist on väga hea telefoni. Nii ongi, jah. Mida me ei soovita osta. Ja täpselt, ja ei saa tegelikult vastu vaielda nendele inimestele, kes ütlevad, et see pulk on mulle nii kasulik ja ma kasutan seda iga päev ja see on vajalik. Ei saagi nendele vastu vaielda. Nendel on kasulik. Aga kui ma mõtlen meie kuulajate peale, ütleme 90% meie kuulajatest, siis meil on nii palju väga häid telefone, mida saab kasutada ilma selle pulgata.
ja selles mõttes on raske öelda, et mine nüüd ja maksa 1000 eurot Samsung Note 9 eest, kus on see pulk. Et seda, ma ei suuda seda sundida ennast tegema. Et väga tore, et Samsung teeb neid telefone, et see nišš on olemas, need, kes peavad kasutama seda pulgaga telefoni. Mida sa seda pulgaga teha saad? No, sul on mingisugune tarkvara, mida pulgaga opereerida on väiksel ekraanil parem. Äkki selline olukord. Või sa tahad ikkagi sirgeldada neid märkmeid sinna või joonistada või tõmmata mingisugusel PDF-is kusagil mingisuguse ringi ümber ja öelda loll mõte ja siis saata teistele laiali näiteks. Kirjutada siin juurde 3 punase hüüumärgiga. Jah, et see on ka variant. Ja muidugi teine teema, millest rääkida on see, et nagu sa juba mainisid, need põlvkondade vahed on üliväikseks läinud. Et meil on S9 on siin. S9 Plus on väga suure ekraaniga, väga hea telefon. Ja tema ainus vahe selle uue Note'iga, no põhimõtteliselt ma laias laastus on see pulk on, et nad on väga sarnased telefonid. Ja eelmise aasta Note 8 ja eelmise aasta S8, jällegi, need telefonid ja nagu need erinevused on väga väikseks läinud, et Samsung ei teinud selle Note 9 sel augustis mitte midagi väga erilist. Peamised asjad on see puutepulk on saanud endale siis väikse lisavõimalused, on Bluetooth ühendusega, saab kasutada seda lisavõimalustega ja aku on suuremaks läinud, aga see telefon ei ole hüpet edasi teinud, mis tõttu jube suur kiusatus oleks, kui on see 1000 eurot laual, siis kas ma panen selle Note 9 peale või ostan ikka märkimisväärselt sootsama S9 või eelmise aasta Note 9. Suurt, eks ole, siis S9 Plus, ma vaatan praegu on seal väga erinevad hinnad, nagu ikka sellistes olukordades on, aga ütleme 700-800 euroni on S9 Plus. Vähemasti näitab mulle otsingumootor. Kas ta tõesti saab nii odaval, äkki ta näitab mulle seda tavalist S9. Aga S9 Plus öeldakse, Midnight Black ja tõesti 700 eurot, 750 eurot, 800 eurot laos. Et juba sealt, kui sa tahad suure ekraaniga kiiret kaasaegset Samsungit, siis sa hoiad sealt 300 eurot kokku, isegi rohkem. Et siis kokkuvõttes, see ei ole sõnum see, et see Note 9 on kehv telefon. Et kui te lähete Note 9 ostma, et saate ka halva kauba. Ei, seda ei ole õige öelda, see on väga hea telefon. Aga kui te lähete ostma kallist telefoni, siis seda on nii palju muid teisi paremaid pakkumisi. Et sellepärast selle Note 9 on nagu vähe neid argumente. No üks küsimuse koht mulle ma vaatan tema tehnilisi andmeid, mis muidu on igati ütleme, tavapäraselt väga head, aga üks asi, mis paistab silma on aku, mis on väga suur, 4000 milliampere-tundi. On jah. Ma praegu peast ei tea, mis ta S9 Plusil on, kontrollin järgi, aga 4000 milliampere-tundi on suur aku, väga suur aku. No suhteliselt suur, aga mul ei olnud ka probleemi see tõmmata tühjaks, et Samsungi telefoniga, kui sa ikkagi kasutad seda usinalt, mis see tähendab usinalt, sa kasutad telefoni navigeerimiseks, paned hommikul lahti Waze'i, sõidad Waze'iga hommikuses liikluses, näiteks kontorisse tööle või kooli tagasi, sa vaatad telefonist, videot, liikuvat pilti. Note 9 on nüüd esimene telefon, kus töötab see 3D mäng, see millest me rääkinud terve suve siin, Fortnite on ju. 3D mängu mängid, et selle aku, see ei ole mingisugune aku, mis kestab mitu päeva. S9 Plusil on 3500, nii et seal täitsa ikkagi tunnetatav vahe on, et nõudi aku on väga suur, aga sa ei ütle, et see paneb telefoni elueale päeva otsa näiteks. Eriti veel, kuna seal on võimalik settingutes keerata selle telefoni ekraan selliseks, nagu tehniliselt andmete lehel on kirjas, et paned ekraani näitama nii palju pilksleid, kui on reaalselt olemas seal. Ja siis läheb see aku eriti nobedalt tühjaks, et ekraani resolutsiooni tuleb alla tõmmata, muidu kulutab liiga palju elektrit see telefon. No ühesõnaga väiksed detailid, väga põnev, äge telefon, aga hirmus kõva konkurents on tipptelefonide seast. S8 Plusi saab ka juba minu meelest seal pealt 500 euro kätte, nii et kui ka 700-800 ei taha maksta, aga tahad suure ekraaniga head kaasaegset kiiret Samsungit, siis võid minna veel põlvkonna tagasi. Ja tegelikult seal ei ole need vahed, nagu sa ütlesid, need ei ole üldse nii suured. Aga see on see sama vana hea Androidi tootja probleem ikkagi. Kuidas sa tood 1000 eurost telefoni turule, kui sa ise müüd inimestele 700 euroga ja 500 euroga peaaegu, et sama head telefoni? Jah, ja tegelikult ma vaatan paralleeliks Apple'i poole ja ma ütlen täitsa nagu selgelt välja, et iPhone 8, väga vähe eelisid iPhone 7 ees, hästi sarnased telefonid, ainuke põhjus on sul on juhtuma balaadimine, sa tahad saada seda. Et täpselt sama asi, et see ei ole, mõnikord need põlvkonna vahed on nii väiksed, et ei saa öelda, et see uus
telefon on väärt nüüd kogu seda summat, mis aga inimestele, kes tahavad just seda, kellel on mingi hea põhjus, miks nad just seda tahavad, siis sinu punane ei muutub roheliseks jah. Roheliseks jah. Kui sul just täpselt seda on vaja, siis et midagi, mingit surmaviga tal küljes ei ole. Ei, loll, tugev, võimas, väge telefon. Nii et lähme sellega pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No üks tehnika uudise eelmisest nädalast meie kodukamaralt siit samast on see, et Eestis on uus internetivõrgu pakkuja. Elektrilevi tegi oma pilootprojektiga nüüd sellise käigu, et lõpuks esimeste inimesteni toodi Elektrilevi abil internet. See on Tallinnas üks elamarajoon Loomaia kõrval, nimel Veskimetsa, eramajad, hajaasustus, inimestel kiiret ühendust ei olnud. Ja mida Elektrilevi tegi? Üle õhu, tähendab siis postide kaudu, õhust on otsas mõttes, toodi kaabel, fiiberoptiline kaabel soovijatele, kes maksid seal siis paarisaja eurose liitumistasu, toodi kaabel nende maja külge. Ja see on mõttes nagu operaatorist sõltumatu võrk, et kes tahtis, see saab selle Elektrilevi fiiberoptilise liini kaudu võtta siis ükskõik millise Eesti võrguteenuse pakkuja, nagu Telia või Elisa või STV. Või Elektrilevi ise ka, kas nemad pakuvad või ei paku? Nemad ei paku, nemad teevad selle fiiberoptilise, kus põhimõtteliselt kiirusi piirangut ei ole. Et sa saad seal gigabitise ühenduse ja tähendab siis selle ühenduse, mida sa ostad, et kui sa vaatad Telia hinnakirja, seal on päris kallis või Elisal, et sealt hinnakiri on siis sama, mida see võrguteenuse, internetiteenuse pakkuja pakub, aga võrguteenus tuleb siis jah, Eestis uuelt tegijalt, riigifirmalt, Elektrilevilt. Oota, kuidas see loogika on? Ma elan seal Veskimetsas, siiamaani, ma ei tea, Elisa või Telia või keegi ei ole mulle seda mingit kaablit koju vedanud. Telial on tuleb... ADSL, jah, aeglane vana. Nüüd tuleb siis Elektrilevi, ütleb, et ma toon sulle fiibri maja külge, aga ma interneti ei paku. Ei paku. Aga ma maksan siis Elektrilevile selle eest, et ta tooks mulle selle kaabli. See on liitumistasu ühekordne. Nii. Härrased ronivad seina külge, lasevad augu, kaabel tuleb tuppa ja siis sa pead helistama Teliasse, kes antud näitel klientidele ei pakkunud midagi selle fiibri kaudu. Nad ei paku teenust, ütlevad, et meil on oma ADSL seal olemas, meie ei hakka seda Elektrilevi Oota, nüüd sul on kaabel, aga interneti seal sees ei ole või? Ei ole tegelikku konkurentsi vist, ei ole, see Telia ei tahtnud tulla. Elisa ütles jah, et meile see sobib. Ja siis Elisa pannab oma tavalise hinnakirja ette, et vali sealt internetiühendus. Aga kuidas see majandusmudel siis seal on, et ega see 200 eurot, mis ma ise maksan Elektrilevile selle kaabli majani toomise eest, see ei ole ju selle täishind, see tegelikult on kindlasti palju kallim. Et mina maksan 200, aga siis Elisa või Telia, kes iganes siis mulle netti pakub, peab hakkama ilmselt omakorda maksma siis mingit renti. Bingo, et see, kui sa lõppklient oled, sa maksad seda, mis operaatori hinnakirjas on, läbipaistev hind, midagi juurde ei tule, aga Elektrilevi ütleb sellele võrguteenuse pakkujale, näiteks Elisa, kolmandik mulle, kolmandik sulas, aga tegelikult ei ole sulas, saab ülekandega ka, aga ühesõnaga, ehk siis selle operaatori jaoks on see, et nad ei ole ise seda taristut välja ehitanud, nad võtavad selle taristu Elektrilevilt konkreetse hinna eest, mis on ka loogiline, et miks näiteks Telia seal ei tahtnudki tulla, üldse pakkuma klientidele midagi, et Telia investeerib antud piirkonnas oma ADSL-i kiirendamisse, mis tähendab midagi, on ju, et see lubatakse 60 megabitti sekundis allalaadimist, kohe üle 100 isegi räägitakse, aga see on ikkagi ebasümmeetriline ühendus. Põhimõtteliselt sa väidad siis, et Elisa oli nõus kolmandiku maksma Elektrilevile selle eest, et pakkuda teenust ja Telia ei olnud nõus? Jah. Okei. Ja sa rääkisid ka inimestega, kes seal Veskimetsas elavad ja nemad, vähemasti need inimesed, kelle sina oled kätte saanud, ei olnud väga vaimustuses sellest, see on küll huvitav. Sulle tuuakse 200 euro eest fiiber tuppa ja siis sa veel ei ole rahul ka. Ma rääkisin kahega, üks inimene, kes võttis selle ühenduse, tema ütleski, et ta ei saanud Telialt pakkumist, et läks ainult Elisasse. Teine kohalik elanik ütles, et tema, see on eramajade regioon on ju, ta lasi oma majal teha krundi selle fassaadi renoveerimise, kõik on ilus korras ja siis tullakse ja öeldakse, et me läbi õhu veame mingi asja. Kaabelduse, et see on kole, tema on teinud oma krundile niimoodi, et viinud elektrikappi juhtmine, et palun vedage see elektrikappi siia krundi piirile. Sellega seda ei tehtud, Elektrilevi seda ei ole nõus tegema. Ta ei soovinud lihtsalt, ütles, et Telia ADSL on praegu mingisugune piisavale kiirusega, et ta ju siis ei ole vaja kiiremat, et see inimene ei soovinud. Ja see tekitas, vaadates seda kommentaariumis levivat jutuvada, siis see tekitab küsimusi, et kas Eestis sobiks selliste
no ma ei taha olla nagu kellega nagu ülekohtune, aga selline arengumaadest pärinud pilt, kus nagu 3 meetri kõrgusel on väga tihe kaabeldus, sest et kõik veetakse läbi õhu. Mis on veaohtlikum katkestuse mõttes ka, on ju, et kui sul on kas storm või prügiauto, siis on katkestus kergem tekkima kui maakaabli. See oli huvitav, kui ma mäletan, kui Riigikogu arutas seda, see oli seaduse muudatus, mis tehti selleks, et sinna elektripostide otsa võiks panna need fiibrikaablid, aga ta oli pigem, see oli mõeldud ikkagi maapiirkondade jaoks, aga nüüd on kuidagi on siis nii läinud, et Tallinna südalinn enam-vähem sai ikkagi esimesena selle. Muide, need Veskimetsa rahvas ütleski mulle, et jah, me oleme nagu külakeset linna, et siin midagi muud ei tule. Ta on tegelikult väga praktiline viis, väga odav viis, kuidas viia see fiiberoptiline kohale. Kuigi kui võimalus on, siis on maast on ju parem ja töökindlam ja ilusam ja kõike muud. Ühesõnaga hoiame silma peal, mis Elektrilevi võrk, kuhu laieneb veel, kus tehakse koostööd või mitte, sest see huvitav, kuidas riigifirma konkureerib nüüd tegelikult erafirmadega. Nagu erafirmad ei viitsinud vedada oma kaablit sinna. Aga meiega on vahepeal liitunud Sten Tamkivi, kes on küll Skype'i 15 aasta juubeli pärast siin, millest me räägime 10 minuti pärast, aga Sten, sina toimetad Saaremaal, eks ole, oma suvemajas palju. Mis internet sul seal on? Ma ei usu, et sa ilma internetita saaks elada. Seal on 4G ja ma olen näinud tee otsa peal fiibri otsi maast välja turitamas. Ma ei ole suutnud tuvastada, kelle kaablid need on ja kellega ma peaks rääkima, et ma saaksin sealt oma bitid kätte. Aga sa muidu liituksid, sul oleks hea meel, kui sinu maakodusse tuleks fiibri sisse. Mul on seal mitmeid seadmeid, mis saadavad infot ka üles ja staatiline IP ja kõik sellised asjad, mille puhul see üle raadioside ühendus on natukene tüütu. Okei, no lähme edasi. Väga huvitav on, kuidas paar päeva tagasi enam-vähem jõudis suurtesse meediakanalitesse uudis, et Facebook on ära kustutanud nüüd siis kümnete ja kümnete kaupa väga suuri lehekülgi, mis on olnud, kuidas see, ma ei tea, eesti keeles öeldakse, mõned inimesed ütlevad aga inglise keeles alternative health, lehekülgi, alternatiivtervisest pajatavaid lehekülgi. Ja need on olnud tõesti väga suured leheküljed, seal miljoni ja üle miljoni, mitme miljoni jälgijaga. Ja see nimekiri on ka püsti pandud, neid on praeguse seisuga 84 tükki ja enamus neist tegelikult läksid juba juunis. Ja siis ma vaatasin, et tagantjärgi guugeldades selgub, et need alternatiivtervise ja alternatiivuudiste ja alternatiivuniversumite leheküljed kirjutasid juba tollal sellest. Aga kuidagi läks nii, et see praktiliselt suurde meediasse ei jõudnud. Ja nüüd siis alles paar päeva tagasi korjas Ameerikas üks suur väljaanne selle üles ja küsimus on, et kas Facebook on nüüd siis otsustanud ikkagi varasemast tunduvalt agressiivsemalt hakata reguleerima või otsustama selle üle, et mis sisu Facebookis võib olla ja mis seal ei või olla. Ja muidugi need alternatiivtervise tüübid on väga pahased selle peale, sest et nagu siin üks kirjeldab, et ta lihtsalt kustutati lehekülg ära, miljoni jälgijaga, mitte mingit hoiatust ei olnud, mitte mingisugust ka põhjust ei antud või ei antud talle ka kuidagi mõista, et sa peaksid muutma seda, mida sa sinna postitad, et ära selliseid asju pane näiteks. Et lihtsalt kustutati ära ja rohkem mitte midagi. Päris huvitav. On küll jah, sellepärast, et ikkagi Facebooki poolt, ma nüüd ei tea neid iga üksiku otsuse tausta, et miks seda tehti, kas see oli konkreetne kaevus kellegilt, et palun reageerige, kuna seal tehakse midagi, mis ei ole nagu, on tervisele ohtlik konkreetselt, nagu on eestikeelnes gruppides näha olnud. Aga see on konkreetne samm Facebooki poolt. Samm selles suunas, et nad otsustavad, et see ei ole nagu, meil on platvorm ja me ei tea, mis te teete, et te suhelge. Vaid nad otsustavad, et näete, et see on midagi, mis meie ühisele nagu heaolule käib vastu. Nad seisavad, see on mingisugune seisukoha võtta. Väga huvitav, kui see laieneb. Ja nad on seda tegelikult ju, ma ei tea, 10 aastat kogu aeg keeldunud tegemast. Nad on kogu aeg öelnud, täpselt samamoodi, me oleme platvorm, meid ei huvita, me ei tea, mis siin toimub, et see ei ole meie asi. Et kui teil on mingi probleem selle alternatiivtervise leheküljega näiteks, et siis pöörduge nende poole või pöörduge, ma ei tea, politseisse või mõnda järelevalveasutusse, et jätke meid mängust välja. Ja nüüd on ikkagi asi läinud nii kaugele, et nad on väga tugevalt mängus ja iga päev praktiliselt tundub, et teevad neid otsuseid, et mis sisu on okei ja mis ei ole. Kas kui sa liigud seal Räniorus ringi, et kas seal on mingi selline tunda õhus, et mingisugune põhimõtteline muutus on toimunud või? Vaadates kas seda suret, mis Twitterile osaks langeb, et kustutage ära, mitte jamate. On kindlasti ja
mulle tundub, et seal on kõige suurem murdepunkt oli see kogu see laine, kus tõestati ära, et Vene trollid on mõjutanud USA valimisi. Et ma arvan, ka Facebooki suguste ettevõtete sees neil oli suhteliselt palju lihtsam enda ja töötajate jaoks nagu välja mõelda, et kui see on inimeste vaba tahe, reakodanikel on avatud platvorm, kus nad saavad mida iganes teha, et senikaua me ei tsenseeri seda, kui nad said aru, kui palju sellest on see, et nende süsteemiga mängitakse, et keskkonnad, kus on väga lihtne jagamise nupp, võimaldavad seda, et kuskil on keegi organiseeritud osapool, kes paneb sõnumi välja nägema, nagu sinu naabrimees toetaks seda. Ja sellise sõnavabaduse ülisuur osa on vastutus ja vastutus eeldab, et sa tead, kes ütleb. Ja see pilt läks nii äguseks, et ma arvan, et nad on hakanud nüüd otsast arutama ja neid oma alusreegleid üle vaatama selle koha pealt, et kas need eeldused, et inimesed ise toodavad sisu ja ise jagavad oma sisu ikkagi kehtivad nende teemad. Aga see on põhimõtteliselt kogu nende äri alus ju, see eeldus. Või äkki enam ei ole? No oli, 10 aastat oli. Facebook on ja Twitter ja kõik need ettevõtted on oma elukaare jooksul mitu korda oma põhimõtteid muutunud. Näiteks alguses olid välised arendajad hästi olulised, Twitteril oli väga palju erinevaid tarkvarasid, millega seda kasutada sai, siis sa saad oma esimesed 100 miljonit kasutajat kätte, see muutub vähem oluliseks ja nii edasi. Ja küll, ma arvan, et me neid uudiseid saame siin nädalast nädalasse veel rääkida, aga praegu me teeme pausi ja siis jätkame Skype'i 15 aasta juubeli tähistamist Kuku Raadio eetris. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi. Mis meil nüüd on juhtunud on see, et meil stuudios on lausa 4 inimest. Me lisaks Sten Tamkivile, kelle me juba ennem haarasime saatest, ja on meil jõudnud kohale ka Tanel Erm. Tere, Tanel. Tervist. Tanel Erm, siis Skype'i Eesti arenduskeskuse praegune juht, Sten Tamkivi, pikaaegne Skype'i Eesti arenduskeskuse varasem juht. Ja põhjus, miks me räägime, nagu te juba kuulsite, on see, et 15 aastat on möödunud olulisest verstapostist Eesti IT ajaloos. Mis see täpselt oli? Mis juhtus 15 aastat tagasi? Ja kunas see 15 aastat oli siis? Mis päev, mis kell? 29 august 2003 läks välja Skype'i esimene avalik beta-versioon. Mis tähendab seda, et inimesed, kes ei kuulnud tiimi või ei olnud varased investorid või nende sõbrad, et said ka nagu allalaadida tarkvara ja helistada ükskõik kuhu maailmas tasutamise. Sina olid juba sel ajal Skype'is tööl? Ei olnud. Mina liitusin 2005 alguses, ehk siis kuskil 18 kuud oli ettevõtte vana. Tanel oli, ei olnud? Ei, sina ka? Ma tulin ka 2005, natuke hiljem kui Sten, aga oli ka 2005 jah. Et sellest sündmusest stuudios on meil rääkimas 2 inimest, kes ei olnud selle juures. Aga see on väga sobib. See ongi aegirjandus. Kas sina mäletad, kas sa 2003 kasutasid Skype'i või teadsid, et Eestis on tehtud valmis Skype aastal 2003? Ei mäleta, sest mul ei ole mälu. Ma kahjuks olen väga halb inimene, kelle käest neid asju küsida. Ma mäletan, ma istusin arvuti ees aastal 2003 osa aastast, aga me peaks võib-olla Steni käest küsima, kas sina kohe panid Skype'i? Mina olin Skype'i kasutaja number 27, ma olen väga uhke seal oli seda maani. Miks sa olid nii varane kasutaja? Sellepärast, et sõber Taavet, kes oli Skype'i esimene töötaja, ütles, et kuule, me saime nüüd nii kaugele, et vist juba töötab. Töötas. Kuidas see 2005 te liitusite, 2 aastaga, kuidas esimestel aastatel see Skype levis? Oli plahvatus, oli kogu maailm järsku avastas selle. Mille meenutate seda, millal järsku Skype'ist sai üleüldine lugu, mida kõik teadsid? Üleüldine lugu sai, ma arvan, et oligi siis, kui me Taneliga sinna jõudsime, siis mitte meie pärast, vaid sellepärast, et oli eBay. Ja eriti Eestis, aga ka teistes riikides, kes Skype'i omaks pidasid, et tegelikult kuna Niklas ja Jaanus olid rootslane ja taanlane, Luksemburgis oli registreeritud peakontor, Londonis oli kontor, et kõik sellised Euroopa riigid, kus unicornid ei olnud veel tavaliselt, keegi ei olnud seda nimegi pannud veel, selle nimepanekuni läks 15 aastat aega sealt. Ja ootamatult müüdi Ameerika ettevõttele 2,6 miljardi eest mingisugune asi, millest keegi pole midagi kuulnud ja selle peale muidugi kõik kirjutasid sellest. Mis pagan asi see on, jah. Kas Luksemburgi press kirjutas ka, et see on meie firma? Absoluutselt kõik. Ja see on, ma arvan, soovitus igale startupile, et kui sa suudad luua ettevõtte, mida 10 riikides peetakse nende omaks, et siis see on kasvule väga hea, et sellist rahvuslikku uhkust ära kasutada selleks, et kiiresti levida. Aga samal ajal oli ju, see oli selline hetk, kus see jõudis kõigi teadvusesse ja õhtustesse teleuudistesse, aga samal ajal Skype'il oli juba miljonid ja miljonid kasutajaid, ehk siis see nagu inglise keeles öeldakse value proposition või väärtuspakkumine, et helista ükskõik kuhu maailmas ilma raha maksmata oli ikkagi nii tugev, et ka enne sellist laia levikut ja
ja suurt ajalehe esikülgi, inimesed leidsid selle üles ja väga sagedane Skype'i kasutusjuhtum oli see, et helistad sõbrale, esimene asi kõnes on see, et kuule, et ütle oma sõpradele ka, et nad saaks tasuta helistada. Tanel, kuidas sind värvati Skype'i? Enne kui me sinna läheme, ma võib-olla isegi räägiks ära oma Skype'i esimese Skype'i kasutusloo ja see oli aastal 2004, varajastel kuudel 2004, kui ma olin Kaitseväes ja üks minu kaasaspirantidest, meil õnnestus kuidagimoodi sebida endale internetiga arvuti oma tuppa ja iga õhtu enne magama minekut tõmbasime Skype'i kõne püsti tema naisele, kes siis luges meile anekdoote ja oli üldse selline positiivne mälestus ja tol hetkel muidugi ega ma ei teadnud sellest mitte midagi, et aasta pärast ma juba ise töötan seal, aga jah, selline põnev case mul igal juhul oli. Aga mis siis juhtus, keegi tuli koputus uksele, ütles, et tule tööle? Põhimõtteliselt küll ja tundub, et siin on üleüldine siduv teema on ikkagi see everyday.com, sellepärast, et ka mina töötasin seal üks hetk ja oligi siis everyday.com'ist, kes kutsuti Skype'i ja kes omakorda kutsus mind Skype'i. Napilt jäi mul üldse tööintervjuule minemata, kuna see email läks mul spam kausta, aga mingi nipiga siiski lõpuks sinna jõudsin ja läks hästi. Kui sa poleks leidnud, saaks siiamaani everyday.com'is äkki selles mõttes Skype'i. Sõjaväes. Aga ma ei tea, kas ta tegutseb siiamaani see everyday või midagi? Domeen on vist olemas. Ma tean inimesi, kes kasutavad mail.ee näiteks ka siiamaani, see ka töötab vist. See on muide teine asi, mida väga laialt ei teata jätkuvalt on. Skype tundub nagu selline lugu, mis tuli nurga tagant ja ootamatult ja esimesel katsel kohe kõik õnnestus ja tohutu ettevõte. Et tegelikult see sama everyday.com, et Toivo Annus, Jaan Tallinn, Priit Kasersalu, Ahti Heinla, Niklas Renström, Jaanus Friis, et kõik need inimesed olid selle taga ja Everyday mingil määral tuli välja, mitmeküljes riigis tegutses, aga oli siuke interneti mulliaegne selline portaaliprojekt. Selle järel tuli Kasa, selle järel tuli Joltid, mis mõlemad võib öelda, et ikkagi Skype'i tasemel kindlasti ei õnnestunud. Ehk siis Skype on selline lugu, kus nagu ootamatu tühja koha pealt tekkinud eduloo taga on tegelikult mitu ebaõnnestumist või sükest. Nagu ikka tegelikult sellistel lugudel väga tihti on. Ja. Aga me praegu räägime, eks ole, hästi palju, sest et Eesti IT-ettevõtete peaaegu vist ongi, ma arvan, number 1 probleem on see värbamine. Kõik värbavad ja ei ole kedagi võtta ja igavene häda on ja tuleb teha tööandja turundust ja muid selliseid asju, mida mõni aasta tagasi polnud võib-olla sõnagi olemas. Kuidas sinu ülesanne oli ka kindlasti suur ülesanne oli ju värbamine. Kuidas sa tegid seda või kus sa leidsid need inimesed? Ma arvan, et kõige muljet avaldam inseneride värba Eesti Vabariigis on ilmselt Toivo Annus. Kui vaadata seda varajast tiimi ja mida see juba enne meid sinna kogunenud inimesed nagu elus edasi teinud on, et see on täiesti muljet avaldav ja see, milline pühendumus ja tähelepanu ja pingutused, küll oli neid lugusid, kuidas laupäeva õhtul Toivo sõidab kuskile linnast välja mingisugust langevalujute kogunemisele, sest seal on üks tüüp, kes on 4 korda ei öelnud, aga ta tuleb ikka tööle palgata, et tuleb oma elemendis ümber rääkida. Aga see mõttes ikkagi tänapäeval, kui me vaatame, et Eesti idufirma X saab investeeringu on ju, ja siis järgmine hetk, kui me kuuleme kuskil poole aasta pärast, siis nad on kasvatanud oma tööjõudu, ma ei tea, 100 või 300 inimese võrra või neil on plaanis, et võtame 500 inimest tööle. Kas neid räägiti tol ajal ka ükshaaval siis ära või sai kuskilt korraga neid võtta? Selle taga on kõva töö, seepärast, et värbamine ei ole ainult see, et saaks soojad kehad nendesse toolidesse arvutite taha, vaid et sa pead iga palkamisega peab su ettevõtte tugevaks muutuma, sul kultuur peab säilima või kasvama või arenema ja nii edasi. Ma mäletan Ott Kaukoja, kes Toivolt võttis üle ja oli arendustiimi juht, ma arvan, et see oli kuskil 2004 või 2005, ta tegi 1000 tööintervjuud aastas. Et kujutage ette seda tempot. Tema käes oli ka absoluutne ökolog, et ühe intervjuu lõpetas 2 minutiga. Seepärast, et positiivse või negatiivse tulemusega? Negatiivse, kandidaadi, kes küsis, et mis sul siis nagu hästi halvasti, ta ütles, et muidu olen hea programmeerija, aga jube laisk. Aus inimene. Otil oli jammastav võime selle peale öelda, et aitäh tulemast ja edasi liikuda. No head kuulejad, saite teada, mida mitte öelda intervjuul. Et ärge öelge, kui te isegi olete laisk, ärge öelge. Mina olen ka öelnud muide. No, ja põrusid? Võeti tööle ja siis põrusin. No. Ott Kaukveri meistriklass. Minu arvates oli päris suur üllatus aastal 2005 Eesti avalikkuse jaoks. Et ühe firma eest maksab, Ameerikast tuleb keegi, maksab mitu miljardit $. Võib-olla sellepärast, et meil on neid lugusid siin eriti rääkida. Neid, kuidas üks suur firma ostab väikse startupi ära. Kus see summa võis tulla? Miks tuleb, et üks ettevõte näeb, et maksame mitu miljardit selle väikse ettevõtte eest?
kas keegi oskab selgitada seda, selle näitel? Kas konkreetset summat või üleüldiselt selgitada, kuidas siis see toona Skype jäsku nii väärtuslikult kasutus? Noh, see võib-olla konkreetseid läbirääkimisi ei tea ja ei oska kommenteerida, kuidas see lugu kujunes, aga üldistades hind kujuneb mitmetest asjadest, et see, kui ostjal on mingit asja vaja, siis ta saab arutada, kui palju tal endal läheks selle asja ehitamine maksma. Siis saab arutada seda, et kui ta seda ei osta, mis siis juhtub, et kas see 2 aasta pärast on asi, mis ohustab tema äri veel suurema numbriga see, mis täna maksta tuleks ja et sa saavad võtta nagu positiivsed ja negatiivsed stsenaariume. Ja üks naljakas asi, mille me ükskord välja arutasime sõpradega siis, kui WhatsApp müüdi 19 miljardi eest, oli see, et umbes, et Hotmail ehk siis emaili teenus, mida Microsoft kunagi ära ostis, siis Skype, WhatsApp, et kõik need ettevõtted, mida on müüdud nagu kas mingi Hotmaili müüdi just $400 või $600 miljoni, mis tol hetkel tundus utoopiline 90-ndate keskel, Skype müüdi 2,5 miljardi eest, WhatsApp müüdi 19 miljardi eest. Tegelikult seal taga enam-vähem konstantne on hind ühe kasutaja kohta, mis oli umbes $40, kui ma ette mäletan. Lihtsalt mis vahepeal on juhtunud, internet on pisut soojemaks muutunud. Kasutajaid on juurde tulnud lihtsalt. Et see, et kui sul on mingisugune näiteks 2% interneti kasutajatest, siis see kunagi tähendas 200 inimest, siis tähendab 2000 inimest, siis tähendab 2 miljardit inimest. Jah, okei. Mulle tundub, et see on hea koht, kus me võiksime teha pausi ja siis pärast pausi räägime sellest, et mis projektid sealt Skype'i Eestist siis nagu võrsunud on või mida need inimesed on tegema ja mis seal täna tehakse. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja me räägime edasi Skype Eesti loost. Sten, sina oled lausa uurinud seda või sul on mingisugune kokkuvõte, ma tean, tehtud mõned aastad tagasi sellest, et mida kõike Skype Eesti on Eestile ja maailmale andnud või mida, sa mainisid ka enne, et mida need inimesed kõik on nagu edasi teinud. Nimeta, ma ei tea, hakka lugema neid projekte või neid idufirmasid, mis on kuidagi Skype'iga seotud ja neid inimesi. Kui sa võtad, esiteks ma tegin selle uurimustööd siis, kui mul oli aega, mis oli Skype'i 10. sünnipäeval, mul juhtumisi oli see aeg, kus ma mõtlesin, mis ma eluga edasi teen. Ja siis ma kogusin neid andmeid korra ja jooksutasin mõned võrgustiku analüüsi algoritmid selle peale, et näha, et kes kuhu investeerib, kes kellega käib, päris huvitav. Aga kui võtta hästi lai definitsioon, et nimetada startup, kus on Skype'iga seotud asutajad, töötajad, investorid või nõustajad, siis ma arvan, et 5 aastat tagasi oli võimalik öelda, et absoluutselt kõik Eesti startupid. Täna ma kohtan aeg-ajalt nagu startup'e, kus puudub Skype'i seos, mis on meeldiv üllatus, sest seal on järgmine laine, et see on TransferWise'i seos või Pipedrive'i seos. Aga kui hakata võtma, TransferWise oli ju Taavet Skype'i töötaja, Pipedrive'i asutajate seas Martin Taju oli Skype'ist, siis Starship on vägagi, kuigi tõsi küll, ma käisin Starshipil palju tagasi külas ja mul on järgmine mulje, et see on nagu päris nagu järgmine Skype nagu töötajate mõttes, aga kohal olnud 50 inimesest 4 umbes oli Skype'ist pärit, et siis ka jälle kasvanud ja uusi inimesi nagu tuleb juurde. Et seda pidi võib võtta Eesti startupi juhtide klubi listi ja et kõik ongi ühte või teistpidi sealt pärit. Jah, et ma arvan, et nüüd me hakkame jõudma, et umbes 10 aasta laine ongi ilmselt see, mis oli nagu väga tugevate Skype'i mõjudega, nüüd on nagu selline second order või järgmise. Aga miks see niimoodi on? Mida Skype'is, Mustamäe ühes kontoris töötamine andis Eesti noortele inimestele sellist, et nad sealt väljudes on suutnud teha selliseid asju? No, eks ma võin võib-olla siis oma vaatevinklist ka kommenteerida, et kui ei ole, näiteks minul ei olnud varasemalt üleüldse sellises skaalas rahvusvahelise töö tegemise kogemust. Üks on see, et kui sa oled startupi maailmas, sa koged seda protsessi, kus kõik vastused ei ole teada. Põhimõtteliselt ilma omamata konkreetset formaalset vastutust, sul on võimalus panustada selle ettevõtte kasvu arengusse täiesti, ütleme, lihtsalt fantaasiat kasutades põhimõtteliselt. Ja pärast seda, kui juba tuli mängu eBay, tuli mängu Microsoft, sealt juba saad väikese maitse suhu, mida tähendab suures korporatsioonis töötamine. Ja väga paljud ex-Skyperid, kes on läinud ettevõtlusmaailmasse, on just sealt kaasa võtnud ka selle korporatsiooni kogemuse, mis on täiesti teistsugune jällegi, aga samas väga väärtuslik kogemus. Et väga raske on leida sind kohalikult turult, eriti veel ütleme 10 aastat tagasi teist sarnast.
mina ütleks 3 asja. On üks asi, et kuidas ehitada globaalset asja ilma Eestist ära kolimata. Sest see, kui vaatad, kuidas ma ei tea, Lätis või Leedus või sarnastes riikides nagu mõeldakse, on see pigem, et et vaikimisi sa pead minema Londonisse või New Yorki selleks, et üldse tegema hakata. Et Eestis minu arust see 500 startupi laine, mis meil on, tuleneb sellest kogemust, et ei pea minema, tegelikult saab teha siit. Ja et see on oma peas kinni. Teine asi on selline rahvusvaheline võrgustik, ehk siis Skype'i visiitkaart kuskil su ajaloos või LinkedIni profiilis see rida tähendab, et sulle avanevad uksed kergemini, sa saad minna uue töötajaga rääkima, partneriga rääkima, sinu järgmist tehtavat asja võetakse tõsisemalt. Ükskõik mis rollis said Skype'is, et see lihtsalt nagu investoritel eriti on selline mustri otsimine, et nad tunnevad midagi ära, siis see lisab kindlust. Ja 3. asi on kapital. Et juba sellest eBay müügist tuli Eestisse $200 miljonit raha, mõtleme nüüd aastal 2005, $200 miljonit raha, mis ei otsinud väljapääsu ainult metsandusse ja kinnisvarasse, vaid otsis väljapääsu. Aga ka sinna muidugi. Aga otsis väljapääsu eelkõige, et mis on huvitavad järgmised tehnoloogiad, mida teha ja toetas seda järgmist lainet. Ehk siis Skype'is varakult olnud inimestel, kas on enda raha või nad tunnevad inimesi, kelle raha. Ja see on jälle selline asi, mida ei tohi alahinnata, seepärast, et selliste ülemineku ühiskondade tavaliselt võtab aastakümneid enne, kui kapital julgeb minna nagu väga hulludesse projektidesse, et enne tehakse ikka kõik need kindlad asjad ära. No paranda mu mälu, aga kas ei olnud nii, et kui sina läksid Skype'i, mis su eelnev kogemus oli? Sa olid põhimõtteliselt ju ühe väikese veebifirma omanik ja juht olnud. Ma olin üks nendest 18-aastastest, kelle visiitkaardil tekib CEO ja siis nad hakkavad mõtlema, mida see tähendab. Aga lisaks ma olin ka olnud Helmeses juhtkonnas, mis tähendab seda, et ma olin natukene suuremaid tarkvaratiime juhtinud, et siis tegelikult oligi, et mu esimeses ettevõttes Halos Niklas, Toivo ja kogu see tiim Everyday.comis oli meie kliendid. Ehk siis me tegelikult juba töötasime siis nagu teenindades, me ehitasime Everyday.comi kasutajaliidaseid ja disainisime neid. Ja siis selle foonilt mingil hetkel ma arvan, et Toivo oli jõudnud elus või töös sellisesse hetke, et kus ta nagu tahtis arendust juhtida ja samal ajal pidi iga päev tegelema, et mitu lauda järgmine nädal vaja on ja äkki peaks personali osakonna looma, seepärast, et on juba 50 inimest. Ehk siis ta kutsus mind appi neid asju tegema. Kus sa mäletad oma esimesi hetki, kui sa läksid sinna tööle, et kas see sama skaala avanemine, see maailma avanemine, mida sa siin ka välja tõid, oli see sinu jaoks tajutav sel hetkel? Sa istusid seal ja mõtlesid, et pagan või mõne muu sõnaga, mida Meetris ei ütle, ongi nii või? Või see tuli kuidagi orgaaniliselt, päev-päevalt, et nüüd ongi 200 miljonit kasutajat? Seda on vaja endale mõtestada, et kui sa lihtsalt kulged läbi selle, siis on võimalik ka nagu pea maas teha, sul on tohutus koguses asju iga päev teha ja õhtul ja nädalavahetusel ka, et mõtestamise koha pealt mulle meeldis see, et me pikki aastaid lisasime 400 000 kasutajat päevas, mis juhtumisi on Tallinna halb. Eks see tundus täitsa normaalne. Ja, et kui sa siis selle nagu proportsiooni lahti mõtestad, siis on siuke ahaa. Ja ma mäletan, üks hästi selline huvitav hetk oli ka Londoni kontorisse, kus ma läksin vist enne, kui ma päris tööle hakkasin, läksin seal ka inimestega rääkima, mis oli Soho keskel märgistamata uksega, kuna veel sellised kasaaegsed juristide kimbatused olid kõigil liiga värskelt meeles ja siis astud sinna sisse, inimesed istusid mingite pappkastide ja 4 ühe laua peal ja keegi koridoris karjus telefoni või siis Skype'i kõnesse mingisuguseid asju ja et siis nagu see energia level, mis seal oli täiesti müstiline nagu igas kohas, kus vaatad, et Tanel, sinu on huvitav lugu selles mõttes, et sa oled 10 aastat töötanud samas firmas. Ja see firma on väga palju muutunud, et me räägime sellest pappkastidele istumisest kuni siis mitmekordse tehinguteni ja maailma suurima tehnoloogia firma üksuseks saamiseni. Et kuidas see nagu töötaja perspektiivist vaatad sellele, kuidas see tunne seal majas seinte vahel on muutunud, et on see muutunud nagu väga selline 180 kraadi, et alguses on pappkastid ja nüüd on siis valged paberid ja koosolekud päev läbi ja korporatiivne õhkkond või? Kindlasti ma natuke parandaksin, et päris selline meie tööpäev muidugi välja ei näe. Aga need muudatused toimuvad ju niimoodi, et samal ajal, kui sa selles sees elad, ega väga palju korraga ei taipagi, et nüüd järsku toimus selline suur muudatus, et võib-olla siis, kui tagantjärgi hindad kõiki neid aastaid, siis vaatad, siin toimus selline transformatsioon, siin selline, et raske on nagu anda sellele mingisugust hinnangut, et see on olnud huvitav sõit ja
tegelikult, kui vaadata, kuhu me oleme välja jõudnud, siis me oleme välja jõudnud, alustanud Eesti ja ka Euroopa ühest suurimast startupist ja jõudnud, mis me oleme siia koha peale tegelikult toonud, on see, et me nüüd oleme Microsofti arenduskeskus ja tänu Skype'ile ongi Microsoft Eestis. Kui Skype ei oleks olnud, siis tõenäoliselt siin seda keskust ei oleks. Ja mida, aga ütle lugejad, kuulajad on meil kuulajad, eks mitte lugejad, mida praegusel Mustamäe majas tehakse? Kas see Skype on, tehakse Skype'i uut versiooni või tehakse midagi muud või mis seal Mustamäel toimub? Jah, eks aastad on juba päris mitu mööda läinud sellest, kui Microsofti tehing toimus ja ütleme, Skype'i ei tehta ainult Eestis juba ammu, ka enne seda tehingut. Ja samamoodi Eestis ei tehta ainult Skype'i. Et praegu me pigem keskendume pilveteenustele, kommunikatsiooniplatvormile, mis toetab Skype'i, aga ka Skype for Businessit, Microsoft Teams ja teisi Microsofti tooteid. Tegeleme näiteks Visual Studioga, Azure'i platvormiga, et see ampluaa on päris kõvasti laienenud. Ja jah, seal on kindlasti ka veel Skype'i osi, millega tegeleme, aga see ei ole enam suurem osa. Kui palju inimesi täna Tallinnas koodi kirjutab? See on kusagil 300 ringis, see arv. Päris palju siiski. Ma tean palju Eesti idufirmasid, kes oleks õnnelikud. see tegevus seal lõpeks. Lammutaks laiali ja saaks inimesed endale. Kas see Skype'i nimi sellel kontoril siin on veel nagu brändi pärast, et Skype on ikka väga kõva bränd vähemalt Eestis, kuigi tegelikult on see nagu Microsofti arenduskeskus, mis teeks Microsofti asju või on see ikkagi nagu Skype? Eks seal ole ajaloolisi põhjuseid ka muidugi, et ma võin siin etteruttavalt öelda, et õige pea teeme kontoris väikesed ümberehitustööd ja hakkab seal maja peal paistma hoopis Microsofti logo. Skype ei kao endiselt kuhugi, aga muudatused on toimunud ja ma arvan, et on aeg nii-öelda reaalsusega samas taktis püsida ja see muudatus ära teha. Aga jah, see oligi vastuseks. Meie saate aega, kui lõpuni jõudme, viimane ülilühike küsimus. Teile mõlemale. Te olete nii lähedalt kokku puutunud Skype'iga. Skype oli unikaalne või tuleb Eestis kunagi veel midagi sellist? Juba on alged täitsa olemas, siin on väga, väga aktiivne tegevus toimub meie startupi maastikul, et vaadates, kui palju investeeringuid sisse voolab, siis kes ütleb, et üks nendest ettevõtetest võiks olla järgmine sama suur? Muidugi, ma arvan, et järgmine nii-öelda Skype on juba sündinud, aga et mille järgi või neid on võib isegi mitu olla, me ei tea. Kui sa võtled puhtalt hinna pealt, siis on juba mitu. Aga kui sa mõtled mingisugust laiemat ühiskondlikku mõju või mis on selline nagu meie majanduskeskkonda nagu muutev ettevõte, et loodetavasti on mõni nendest uutest unicornidest selline ka. Väga tore, selline tänane digitund, aitäh kuulamast, järgmise nädalani. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.